kas või kaudselt kuidagi? Küsimus on, mis see numeroloogia on ja kus see info sulle tuleb? Nii, sain aru vastusest, küsimusest, et tegelikult numeroloogia on täielikult üks teadus, teatud riikides ta pidigi olema juba teaduse nime all. Ehk siis on selline, kas äkki matemaatik kuskil enne meie Kristust või ma ei tea kus, mingi Pihvagoori poiss, kes on teinud siis sellise pentagrammi ja sealt on hakanud minema see hargnema. Ehk siis numeroloogia on tegelikult numbrite statistika, mida on aastast uuritud. Ehk siis Napoleon Hill minu meelest tegi mingi raamatu rikkuritest, eks ju, rikastest inimestest. Jah, mõtlemis muutus rikkaks. Nimelt. Ja mina olen seda raamatut ka lugenud, aga mitte siis mõistusega, aga mõistusega tuleb uuesti seda läbi lugeda, et rikkaks saada. Tegelikult numeroloogiaga, tulge tellige see, siis ma ütlen, mis värk on teil seal. Nii, oota, lähme tagasi. Et oli mees, kes siis tegi selle pentagrammi või selle tähejoonise? Ja, see Pihvagoor, ehk siis neid numbreid on aastasajandeid uurinud erinevad inimesed, ehk siis kuidas töötab näiteks number 2, kuidas 3, 30, 12, 15, 17, no kõik. Ja kuidas siis, no see on väga suur sajandite nagu uurimistöö, mis arvatavasti ei lõppe mitte kunagi. Et mina ei ole absoluutselt valmis, ja minul on tegelikult see ei ole mingi saladus, see ei tulnud üle öö, lihtsalt, et märksin oma numeroloog, ma olen seda õppinud konkreetselt, maksnud selle eest raha ja see on nagu mega investeering, üks kõige paremaid investeeringuid, seepärast, et selle kaudu ma avastasin, et tõesti numbritel ongi mingi energia, mitte mingi, aga konkreetne energia, kui ma rääkisin näiteks kriisistki, minu kliendid on ju kõik sellised, keda ma ei tunne. Ja siis ma hakkan läbi numbrite teda tundma ja niimoodi, ja siis ma hakkan tajuma seda numbrite mängu, mida rohkem ma teen analüüsi, seda rohkem ma saan juba aru. Mul näiteks vahest piisabki, kui ma vaatan sünniaastad, sinna ma tahangi jõuda üldse niimoodi, et kui ma näen sünniaastad, siis mul tuleb juba kogu see suur pilt ette. Et kus ma hakkaksin nagu koode nägema, noh, me jõuame pärast koodide juurde, aga siis see, et võt sinna ma tahan jõuda, aga see on aastate pikkune töö. Varsti on mul juba 100 analüüsi tehtud, nii et ma olen professionaal. Ja me räägime ikkagi tegelikult omandatud oskusest ja omandatud teadmistest informatiivsel tasandil, aga sinna juurde tuleb tegelikult ju mingisugune tunnetuslik pool ka. Ja see tuleneb sellest, et näiteks ma ütleksin päris ausalt, nüüd lähme natuke numeroloogia juurde, siis need inimesed, kes on number 1, teie, kes te olete mind kuulnud, on ju YouTube'is numbrite keel, siis ma räägin nagu üleüldiselt, siis number 1-del ei ole kahjuks antud seda annet, teile numeroloogia lihtsalt ei sobi. Tööte juhid, tööte hoopis midagi muud. Näiteks number 7, nii nagu mina, mulle sobib, 2-dele sobib ideaalselt. Kus see number 7 ja 1, 2 tulevad? Kuidas seda arutatakse kiiresti? Ja, noh, näiteks number 1 ongi, kes on sündinud 1., 10., 19. ja 28. Nii, siis number 7 on näiteks 7, 16 ja 20, issand jumal, 25 päevadel siis, ainult päev. Siis ma räägingi sealt võt see, kui mäletad, sa küsisid, et mis on siis tähtis teada numeroloogiast, mitte elutee, vaid see, kes sa oled. Ja ma räägingi YouTube'i videotes ka hästi palju, kes sa oled. Nii me räägime numeroloogia baas nagu sellest arvutusfundamendist on see matemaatiline tehe enda sünnikuupäevade kokkuliitmisel. Ja siis sa saad teada elutee. Jah. Aga mitte see päris, kes sa oled. Elutee ei ole see, et kes sa oled. Aga sa ütlesid, vaata, et need samased näited, need, kes number 7, eks ole, sündinud siin 7, sündinud 16, sündinud 25. On kõik numbrite kokkuliitmised on 7. Ei, sünnipäev. Sorry, sünnipäev. Ja. Mina on 16 sündinud päeval. 1 ja 6 on kokku 7. Ja. Just. Ja siis ma räägingi võt sellest. Just, et inimene saaks selle, selle siis, noh, spikri või selle nagu aru. Nüüd ma sain aru. Kus see number tekib on? Ja. Ja mis loogika see taustal on? Ainult sünnipäev, mille sa oled sündinud. Ehk siis see, et kui sa oled sündinud 30. siis sa oled number 3. Igal pool minu videotes oled number 3. Sest 0 loen, jah. Ja 0 on energeetiliselt väga õudne number. Aga siis 3 ja 1 on 4. Et ta ei ole õudne, 0 on hästi kihvt, selline nullipära kõik, game over, kogu aeg. Nii nagu naised ütlevad, et jah, mu mees pakib kogu aeg asju, ta võib juba kohe lahti ka pakkida, seepärast 0 kohe tühistab, kõik mis teeb, lühistab. Nii et siis, kes sündis milleeniumil 2000 aastal, siis seal on eriti juba seis? Seal on aasta, seal ei ole päev. Okay. Kui ta on 20. just tegin ühe video, palun minge kuulake see, siis kui see tuleb nüüd eetrist, siis ma räägin paari suhtes 27 ja 20. Noh, sündinud päevadel 27 ja 20, ma teen niimoodi ka. Mulle megalt meeldib metsas kõndides teha, küsige minult küsimusi ja siis ma lihtsalt puusa pealt teen nagu metsas jalutuskäiguga, ma lihtsalt räägin teile seal põnevaid asju. Kas ma jõudsin üldse mingi teemani? Me jõudsime ikkagi, tulen tagasi ikkagi see küsimus juurde, et numeroloogia. Mis asi see numeroloogia on, kus see info
okei, me jõudsime sinna, et see on õpitud teadmine, keegi on seda aastate pikkuselt sajandite vältel uurinud, juurde ammutanud, õpitakse vanema generatsiooni pealt juurde, õpitakse uut juurde, tehakse. Kus see tunnetuslik pool sisse jookseb? Sest sina igal numeroloogil, igal sensitiivil, igal, ma ei tea, kes tegeleb mis iganes muude praktikatega, on ka mingi oma tunnetuslik pool juures. Mismoodi see töötab reaalselt sinul, kus see info nagu tuleb? Minu puhul konkreetselt siis see tuleb sealt, et ma olen enesearengu koolitustel hästi palju käinud ja mulle just see Million Mindset on siis minu nagu jumal, ütleme siin niimoodi, kui Million Mindseti raamatud ei ole juturaamatud, eks ju. Nii, mõni üksik on kirjutatud justkui nagu sellise jutustava loona, aga ta mõte ikkagi midagi muud. Ja, et ikkagi enesearendus on number 1 ja siis minul on nagu elukogemused ka nagu sinul ja kõigil meil on ju, isegi sellel koeral, kes on siin laual. Et seda tegelikult numeroloogia koolis, kus ma siis käisin, kus ma seda õppisin, siis teate, sealt tulevadki erinevad inimesed, kes on näiteks kätes hästi ja mõni teeb näiteks, ma panin igasugused kaitsvaid ketikesi endale peale, et aga näiteks see, teevad käsitsi makramee mingid ketikesi. Aga ma sind ära sööks või maja energia või loogiline, Kris, et sa mind ära ei sööks. Mis sa mõtlesid, et niisama, et ilus olen? Peidan ära, et sa veel ei näeks, et sa mind ära ei sööks. Kõrvarõnged on ka teadlikult pandud ja siis ta ütles, et panevad klapid pähe, et need jälle ei vastaks. Ja, aga siiski, numeroloogia on tegelikult teadus, seda on uuritud, see on numbrite statistika, seal iga numbri taga on info, energia, aga see ei ole absoluutselt voodoo. Mina, kui näiteks liigitaksin seda, ma ei ole üldse teadlane esiteks, et ma ütlen lihtsalt nii, nagu mina nüüd seda olen õppinud, eks ju, siis näiteks astroloogia ja numeroloogia, mina paneksin ühte. Ma ütlen selle kohta niimoodi, seaduse mitte teadmine ei kergenda sind ju karistusest, eks ju. Ja numeroloogia, astroloogia mitte teadmine, siis need numbrid kogu aeg mõjutavad iga päev meid. See ei tähenda seda, et me nagu... Ma panen ju analüüse ka päeva järgi, eks ju. Täna ka, mis me juba hakkasime naerma, et 7 tuli kokku päevas, salvestamise päev 7, siis see on kvanthüppe. Isegi kui me seda lihtsalt ei teaks, siis mõtleme, meil vedas lihtsalt. Aga kui me mõtleksin niimoodi, et Merik ütles, et see oli 7 kvanthüppe, siis me võimegi mõelda, on ju. Kvanthüppe tähendab seda, et täiesti põhja. Mina olen täiesti kindel, et see läheb üles. Sellepärast, et kui natuke veel lisan jooksuga, sina oled 3, mina olen 7, on ju. Ja 3 ja 7 liidame kokku, mul on hästi pikk video tehtud selle kohta, kuidas see match toimub paari suhtes või siis töökaaslasega, vaadake YouTube'i videot, aga ma juba arvutasin ära siis enne kui podcasti teeme, see on number 1, mis tähendab number 1, ma tahaks kohe ütelda, et te, kes te mind jälgite, te teate, mis see tähendab lihtsalt täispauguga ülesse, uus algus. Et siis kutsun sind ka vaata oma videoid, kus ma räägin igale ühele eraldi, mis toob aasta 2025, kui te veel pole vaadanud. Ei ole tõesti vaadanud. Panen kirja ja tulen kuulan, kui pikk video on, 2 tundi. Ega ma mingi jutukas ei ole. See tund aega. Jaksad ära kuulata. Seal kusjuures, teate, ma olen väga tänulik sulle inimene, kes sa seda teed. Minu meelest on see vist mees ja üks naine ka aitab mind, paneb ajavööndeid sinna. Nagu päriselt. Mõni on mulle öeldud, et miks sa seda ise ei pane? Aga teate, ma nagu väga hindan, kui te teete koostööd minuga. Nii et tänan sind. Palju infot oli, on ju? Ja ma võtan kohe siit kinni ka, aga ma panen igaks üks telefoni laadima. Ehk siis mina kaon korraks pillist ära. Sa saad, ma ei tea, vett korraks juua. Vaataja saab siin vaadata, kuidas sa vett korraks jood ja ma tulen mõne sekundis kohe tagasi. Teeme nii. Nii, aga numeroloogia. Mul tekib kohe see küsimus, et nii. Aga mille poolest ta siis, kui võtame nüüd siia niimoodi nagu ChatGPT-l meelib tabelit luua, võrdlustabelid enne, meil on siin numeroloogia, astroloogia, selgelt nägemine, ennustamine, ümber lõkke tantsimine, ma ei tea, mingi mantrad või mis iganes veel. Et mis, võib-olla küsimus, ma ei tea, mida küsida, ma tahaks küsida selle nurgalt, et mitte, et miks ta nagu, ma ei kahtle, et ta on hea või... Ma hakkaks juba vastama. Vasta. Isegi ilma küsimata. Vasta. Teate, siis mina räägin seda, et mina olen käinud ennustajate juures aastaid.
isegi nii, et ma häbenesin selle pärast, et minu meelest, kui mu lapsed isegi seda teadsid, siis nad mõtlesid, et emps on hull, on ju, ja siis elukaaslane, kes siis oli, mõtles, et no ma ei see hull, ja siis minu praegune elukaaslane ütles, et no kas see on nagu vajalik. Ma ütlesin, no minu meelest küll on vajalik, nii tore on teada, kus sa nagu liigud, on ju. Ja nüüd siis ma tean, kui on numeroloogia, siis ma kõige suurema austuse juures, kallis taroloog, mul on vist 2 või 3 või 30 neid olnud, et ma austan teie tööd, mis te teete, aga enam ma teie juurde ei tule. Sellepärast, et numeroloogia ei ole ennustamine, siis numbrid on konkreetselt energia, mis töötab. Seal ei ole ennustusega mitte midagi pistmist. Kas sa seda mõtlesid äkki? Jah, et no, tekib küsimus, et kui relevantne see võib-olla on, kas see on usaldusväärne ja kuna see on pigem see pool, et mida saab usaldada, mida mitte, et lõpuks võtta valikut on nii palju, et inimene lõpuks läheb lihtsalt lolliks, kelle juurde lõpuks lähen siis. Ja teate, mis mina ütlen veel ühe saladuskattale ühe asja, siis see kool, kus ma käisin, siis neid inimesi on Eestis 20 umbes ala. Ja mina imestan, miks nad välja ei tulnud. Et miks nemad kapist välja ei tulnud. Aga ma tean, miks nad välja ei tulnud. Seepärast, et siin on see, et ma tean, miks nad välja ei tulnud, aga ma ei tea, millal nad on sündinud, aga neil ei ole number 7. Minu edukuse koodis on 3-7. Mis tähendas number 7? Kris vasta matemaatikaeksam praegu. Kui me hakkasime episoodi tegema, mis ma ütlesin, mis on 7? Kvantüpe. Ehk siis minu edukuse koodis, mis on siis tegelikult minu kasutusjuhend, terve elu on kvanthüppe. See tähendab seda, et ma lihtsalt hüppangi ja mõni küsib, miks ma nagu teen nii palju asju korraga, seepärast, et ma suudan teha ainult siis, kui mul on meeskond. Ja ma tahan siin tegelikult tervitada oma kallist meeskonda, kes mul on Soome ettevõttes, siis on Merili ja Kristi, suur tänu teile, ilma teieta ma üldse ei saaks hakkama. Nii, aga ma lähen siis tagasi. Kõik vaimsed asjad, mida inimesed teevad, mina väga austan neid inimesi. Mina lihtsalt ei ole joogatädi, ma ei ole küünlaid põletan seepärast siis, kui romantilist õhkkonda tahan kodus, aga siis viirukitel ma ei tea nende energiat. Ma olen lihtsalt konkreetne tädi ja ma olen otsinud ennast ja ma olen hästi otsekohen olnud, seepärast ma olen vastu vahtimist saanud ikka päris hästi, aga vaata siin mina naudin seda seepärast, et lihtsalt ma ütlesin kõigile, mina olen konkreetne. Ja siis nii ongi ja nüüd ma saangi siin olla. Isegi vahest on kodus raske naine olla, siis ma pean kähku ümber registreerima ennast nagu naise rolli, sellepärast, et mitte olla otsekohene. Aga ma tean, milline mu mees on. Ja ma tean, milline mina olen. Ja ma tean täpselt, millal tema reageerib. Miks ma teile ütlengi, et uurige, kes te olete. Selles suures sünnikaardis te saate nagu oma selle suhte analüüsi ka ja me räägime seal väga hästi, kirjalikus versioonis on väga hästi täpselt pilt silme ees niimoodi. Et mida sa pead tegema oma siis ütleme mehe või naise suhtes, milline on tema miinus, millele tähelepanu pöörata. Ehk siis oma näiteks suulistes asjades siis ja ka YouTube'is ma ütlen, et kui sa tead, et su mees on sündinud näiteks number 3, 12, 21 ja siis, kui ta hakkab oma ego välja näitama, siis lihtsalt võta samm tagasi, lase tal natukene olla. Ja seda on tegelikult kõikide numbrite puhul, seepärast, et me kõik oleme inimesed. Ja see, mis ma tahan ütelda, nüüd ma hüppan jälle hästi palju laiali, aga mina ei analüüsi igat päeva, kuidas mina pean tegutsema. Mina olen selline universumi lillekene. Mina usaldan hästi universumit. Ja eriti näiteks minu sünnikaardis on number 10. Seda ma niimoodi kohe sünnipäevast ei näe, eks ju. Selleks on vaja teha terve see sünnikaart. Sul oli ka see, mäletan, eriti vaimsuse kolmnurgas oli teine kolmnurk. See tähendab seda, et mina pean väga palju universumit usaldama. Ja siis, kui ma hakkan teda usaldama, ehk siis toon näite. See on see, et kui sul on tohutud raharaskused, minul on see olnud. See oli just eelmine aasta, seepärast, et minu eelmine aasta oli energiaga number 9. Minge kuulake seda minu aasta 2025, te teate, millisest energiast olete. See oli mega aasta, ma mõtlesin, ma lihtsalt tapan ennast ära praktiliselt, aga tuli numeroloogia mulle vahele ja siis väga hea perekond, keda ma ütlen alati, naine või mees, lapsed, see on nagu number 1, hoidke neist kinni, lahku minekut ei ole vaja endale lubada, see on nagu mõttetu, elus ongi virvarrid vahepeal lihtsalt, numbrid ka pole vahepeal vaja, lihtsalt kallistage ja suudelge ja tehke endale midagi toredat. Et aga see, et kui te teate numeroloogiliselt juba oma suhet, et oma elukaaslase tugevusi ja nõrkusi, mis tulevad numbrist välja, teate, kui lihtne teil on elada. Number 1, number 2, kui sul on näiteks selle numbri all mees või naine, siis ta tahabki kogu aeg, et teda imetatakse. No siis ime, et ma mingi ühe mehega üks suhtlemine, ma mõtlesin, et ma kukun lolliks lihtsalt seepärast, et nagu päriselt ma olen Jumalaga koos kogu aeg. Nagu päevast päeva, siis mina olengi nagu mitte keegi, nagu proovid ka seal umbes, et mina ka nagu teen igasuguseid asju, nagu ei, no tema ongi kuningas. Päriselt. Aga siis saadki nagu läbi numbrite arvu, et okei, kui sulle meeldibki, et sinu elukaaslane on kuningas, siis võtagi see teadmine ja elagi kuningaga koos.
ja mõnele sobibki niimoodi näiteks, et number 1 ja number 2, talle sobib number 2 väga hästi. Seepärast, et tema tahabki näiteks, et tema eest hoolitsetakse, kuningas hoolitseb lille eest. Ja siis lillekil peabki aru saama, et tal pole vaja nokka tõsta. Sul on kuningas olemas, mis sa seal tõstad seda nokka. Aga näiteks mina siis, kellel mul on hästi palju meesnumbreid, siis ma saan väga hästi aru, miks ma vahepeal nagu konkreetselt vastu tatti saan nagu lihtsalt oma sõnade pärast, seepärast, et ma lihtsalt tõstan nokka liiga palju. Lihtsalt mul on 7 palju ja see ongi normaalne läbi numeroloogia. Ma sain aru, et mul ei ole vaja kogu aeg öelda oma arvamust. Ja näiteks see, mis mu lapsed minu kohta ütlevad niimoodi, et me kõik ei ole sellised robotnaised nagu sina või robotinimesed. Ehk siis see, mis toob mulle näiteks see number 3. märtsis sündinud, on see, et sul oli ka seda number 3. Ehk siis see, et kui ma midagi otsustan, ma tahan, et see kohe tuleks tehtud. Nagu, no ei saa olla niimoodi, et ma millalgi teen. Päriselt või? Sa teed nagu kohe. Ja siis vaesed minijetkede, siis ma tõesti nagu austan teid, et mul olete olemas ja mind kannatanud olete sellepärast, et minuga ei ole lihtne nagu, aga kuigi läbi numeroloogia ma saan aru, Merike, võta samm tagasi, tegele oma asjadega, ära arva, et kõik on samasugused nagu sina. Vot see aitabki, see numeroloogia aitab nagu aru saada. Ei lähe midagi, ta vahepeal millegi pärast kõigub. Jaa, et vot siis see ongi see, mis on näiteks taroloogid, siis ma ei tea, igasugused muud asjad, kui sa tuled sealt kuskilt mingisugust mediteerimislaagrist, on see, et sa nagu oled kuskil selline, no vähemalt ma arvan, ja. Ma olen ise ka käinud sellistes kohtades, kus on siis nagu, ma väga austan meditatsiooni, visualiseerimist, manifesteerimist, kõiki neid asju, mina ise kasutan neid nagu iga päev. Siis jooga minule isiklikult sobiks väga hästi, ei ole saanud sina sõbraks, ei oska, nii et aidake siis, kui ma veel ei taha, et keegi aitaks ka mind, vaata, mul on veel sinna siga, et minule metsajalutuskäigud ka numeroloogilised mulle sobivad. Meditatsiooni ja endaga rääkimist väga soovitan nagu kõigil teha, ehk siis see, et need harjutused, ma vist valgun praegu teemaga nagu väga laiali, aga no, näiteks see, et kui sa ei ole endaga rahul, number 2 näiteks teie, kes te kogu aeg otsite nagu teiste tähelepanu. Number 2 on siis, kes on sündinud 2., 11., 20. ja 29. Aga nendest number 2 siis kõige rohkem number 2 ja 20. Teie olete ka sellised printsid, printsessid, nagu number 1 järgmised, eks ju, siis ka, kes nagu endas ei ole üldse kindlad, siis minge peegli ette, hakake endaga sellist harjutust tegema, kus te alguses vaatate silma sisse, siis hakkate juba oma näoga tutvuma ja siis te nagu hakkate oma kehaga tutvuma, enne kui te lähete nagu umbes oma elukaaslast nagu kägistama seal, et ta peab nagu ütlema, et sa oled maailmas kõik ilusam, nagu päriselt või? No, mina olen ka ju, nagu saad sa aru. Vot siin on nagu see asi, et vaata endale päriselt silma sisse, et vaata, mida sa nagu suust välja ka ajad ja nii edasi, et selleks pole vaja isegi numbreid vaja, et lihtsalt las see see elukaasne peegeldab sulle. Ehk siis kokkuvõttelt niimoodi öelda, et numeroloogia üks asi, mis ta aitab palju asju, üks asi, mis ta aitab, on mõista enda partnerit paremini ja mõista ka seda dünaamikat, kuidas oma partneriga parem läbi saada. Siis peaaegu läksid täppi, aga kõige rohkem aitab see mõista, kes sina oled, mis on sinu plussid ja miinused ja siis minna partneri poole nagu selles suhtes ja vaadata, partneri tuli sulle midagi peegeldama. Ma võin ühe näite tuua näiteks, mis minul on olnud elus praeguses partneris on nagu ta on nii täiuslik. Läbi selle, et numeroloogias ma tean lihtsalt, ma keeran vahepeal selja, sellepärast, et mitte närvi minna. Et aga see, et kui näiteks sul satub partner, kes lihtsalt nagu vedeleb, on ju, noh, ma toon robustselt praegu näite, on ju, lihtsalt lõõgastub, vatab seebikat, võib-olla joob limonaad, võib-olla joob õlut. Ja siis siin naisena ajab see räigelt närvi. Aga mida see tuleb sulle peegeldama? Ma toon lihtsalt päris nagu elus on see näide see, et sa ei oska nagu lõõgastuda ja rahuneda. See on tema lihtsalt see vorm nagu rahuneda maha. Ja sind teed närvis, et sina ise ei oska. Jaa, vot see ongi. Ja numeroloogis, et näiteks kui sa tuleksid minult nagu analüüsi paluma, siis ma ütlen sulle kohe, et näed, sa oled liiga kärsitu, sa mitte ei erutu, kuidas ma ütlen, sa nagu plahvatad 0-100 ja siis ma annan sulle juhtnööre, mida seda tegema pead. Ja ära arva, et need juhtnöörid on sellised nagu, et issand, päriselt nagu seda pean tegema. Ei, need on nii lihtsad. Olgem ausalt, Kris, on ju, kas oli midagi sellist, nagu mis ma ütlesin, et konti pead murdma, et kõrva taha pead mingi jala sikutama, ei olnud, on ju. Siis sa nagu tegelikult mõte oli see, et tegelikult ma tean seda, noh, et ja siis tekib see, et mina küll ei hakka seda tegema nagu nalja teed, ma nagu 45 aastat nagu olnud selline, mina küll nagu ennast muutma ei hakka. Noh, siis mis sa tead, vaata. Aga üldjuhul ongi see, et need on nii väiksed asjad. Tead, need väiksed asjad tõmban võrdusmärgi sõnale kvanthüpe.
Ma ei mäleta, kas sa olid siis Tirris, kui ma jagasin seda. Me hästi vähe aega olime koos, vist äkki vähem kui kuu aega. Võib-olla, et siis ei olnud. Ma märkasin enda Tirri perioodi ajal mingi aeg, see mu see YouTube tasuliste reklaamidega kogemus. Et ma tegin neid podcast'e ka videopildiga mõnda aega juba ja ma ei saanud mitte mingit reklaamiraha, see raha jooksis must mööda. Aga ma olin ammu juba nagu valideeritud ja mõtlesin, et ma ei tea, viitsi tegeleda, ma tegelikult teadsin, mis põhjus on. Põhjus oli laul, mida ma kasutasin. See oli siis nii-öelda, mul ei olnud õigus kasutada seda laulu, kuna ma ei maksnud selle eest. Aga ta oli võis seal peal alla, midagi tehtud, aga raha jooksis kõik alati peale publish panemist, jooksis siis sellele laulu loojale. Ja mul jooksid 1000 mööda sealt. Ja siis ma mõtlesin, et üks hetk, et okei, kui keeruline, ma leian uue laulu, kui keeruline see on, siis see copyright nagu endale korda saada. Ja ma ei tea, see võttis mul reaalselt võib-olla pool tundi. Vahetasin laulu ära ja siis leidsin koha, kus sai niimoodi, et ma võin kasutada seda ja kui vajadusel tekib mingisugune probleem, mul siin mõne korra tekkinud, siis ma panen mingisuguse teksti kuskile podcasti kirjeldusse ja tegelikult nii korras võetakse see nii-öelda copyrighti claim või see mingi väide või asi maha kohe, et ei ole... Anna minna, mul on teine. Mul vendas käest ära, et võetakse see maha, on. Ja mis ma mõistsin selle juures on see, et ma tegin olematu panuse ajalises mõttes ja ka tegutsemise mõttes siis arvutis tööd, reaalselt pool tundi võib-olla, leidsin uue laulu ja edasi. Ja nüüd ma saan reklaamiraha iga episoodiga. Nägid. Et nagu, ja minu jaoks on see kvanthüppe see, et sa teed olematu liigutuse, millel on tohutu suur tulemus. Väga hea paralleel sellele, mida mina just rääksin paari suhtes. Jah, et ongi, et see teinekord ongi, et see ego on küll vahel, aga tegelikult sa teed sama näite, et asja, mis aga mulle loetlesid need miinuspooled, ma panin endale eraldi kirja, mis on kõik miinused läbi need voice'id, ma tegin endale nagu mitu sellist nagu konspekt, üks nagu sinu tekstid sõna-sõnad maha kirjutatud. Siis mingi parimad palad, mis mind väga kõnetasid. Siis plussid, mis sa välja tõid, mida ma teadsin, et jaa, olen nõus. Just need panin kirja, millega ma tõesti resoneerusin. Ja ka miinused, mille ma tõesti tundsin, et jaa, okei, ma olen nõus. Ja mis ei resoneerunud, see oli siuke, ma kuulasin, lasin nagu mööda. Ja siis põhimõtteliselt see, et samad miinused ka, et tegelikult need asjad on nii lihtsad, mis tegelikult tuleks teha. Aga võt näed, mis iganes nüansid see vahel on, need justkui jätab mulje meile ja tunde, et kurat, või seda küll ei suuda ma teha. Ja tegelikult see on üks väike samm. Ole, ma ei tea, viisakam, ma ei tea, tee seda, ma ei tea, anneta sinna 10 eurot, mis iganes need näited on, et kuidagi nagu, me tihtipeale tundub, et inimestena mõtleme nagu täiega üle lihtsalt ja nagu see mõttes veel keerulisemaks selle asja, mis vajab lahendamist, kui ta tegelikult reaalsuses on. Ma ise teen sama asja. Ma tahan ja siia üks mõte tuli vahele see lihtsuses, et sa tõidki nii hea näite. Kui ma räägin seal ka mingid teatud numbrite puhul, ütleme tegelikult number 3, kas on siis näiteks 6 või siis on su sünnipäev, eks ju, seal kokku liites number 3, minul on näiteks kuu number 3, eks ju. Ma pean toetama lapsi ja naisi. Alguses üldse ma numeroloogias ei saanud aru, kuidas ma seda teen. Okei, mul on koristusfirma äkki läbi selle, aga intuitsioon ütleb mul nagu, ma pean midagi veel tegema. Okei, mina hästi usaldan nagu oma intuitsiooniga, see ei ole numeroloogiaga seotud, kuigi numeroloogiliselt siis mul on see vaimsus hästi kõrgel tasemel ja mina pean usaldama universumit, ehk siis Jumalat, Allahi, mida iganes, mul on see universum ja Jumal on ju, siis oma südant ja intuitsiooni. Ja mina hakkasin annetama ühte kohta Piip ja Tuut, mulle lihtsalt see nimi meeldib, Piip ja Tuut, siis lihtsalt teissin ja nendel on mingi fond, kuhu panna. Ja siis läbi oma ühe usaldusväärse inimese Merili, siis tema ütles, et nendel on sugulastel keegi lapsel mingi probleem, siis on mingi haiglafond ja sinna ka panen. Ja siis on mul veel koerte varjupaik, mitte sellepärast, et ennast uhkustada, absoluutselt mitte. Ja mul on tehtud püsikorraldused selle nagu koerte varjupaika ka, sest teate, mida see tähendab? Siis energia on niivõrd oluline, kui sa panustad sinna niimoodi, et sa nagu ei mõtle, et täitsa lõpp, ma teenisin mingi nii palju raha ja nüüd ma panen mingi selle summa, et jaa, küll Merik ütles. Seda ei tohi niimoodi teha. Lihtsalt sa heas südamest paned selle sinna ja nagu annadki lihtsalt olla. Ja see energeetiliselt annab sulle nii palju tagasi, ehk siis see, sa ütlesid, kui nagu nii lihtsad asjad, et mis seal on meil näiteks see, et aita naisi ja lapsi, on ju, number 3 pool. Kui sul enda last ei ole, aita sugulase last. Aga kuidas sa saad aidata, kui sa oled sugulasega riius?
siis lihtsalt lähed ja lepid ära. Või siis võtad, lähed naabrinaise lapsega hakkad tegelema, muidugi siis öeldakse, et kommi on, vaata, tapab ära, peab vangi ka veel. Olete vaatlik. Kindlasti nende viisi, kuidas saab ilma nende süüdistusteta see jõuda sinna. Aga lihtsad vihjed on nagu, ja teate, mis näiteks number 3 puhul on, tohib, ma veel räägin seda, nii inimesed tahavad teada, räägi meil ikka veel juurde. Eks number 3 on see ka, et sa pead oma emaga hästi läbi saama. Ehk siis ja mis on väga oluline, sa ei tohi sõltuda ema arvamusest. Mina olen sõltunud ema arvamusest peaaegu kogu aeg. Ja siis kusjuures teie, kes olete sünnid kas 3. päeval või siis 3. kuu, ma toon vahepeal nüüd seda kuud ka siia sisse, aga põhimõtteliselt ikkagi 3. päev või siis 12., 21. või 30. eks ju. Või siis märtsis olete sündinud, siis see, et te ei tohi üldse, kui te saate täiskasvanuks, te ei tohi emaga koos elada, hästi kähku peate iseseisvaks ellu minema. Ja siis, kui emad sellistel inimestel veel kus juures hakkab ema hästi targutama, kas sa sellised kardinad panid sinna või? Kuule, kas sa panid tähele, et Prismas oli allahindlus? Jooksed täiega, on ju, sul polegi vaja seda kala, sa juba jooksed. Siis saad aru, et kuna ma ütlesin sulle kohe, et see mees sulle üldse ei sobi, siis sa mõtled, päriselt, ma vaatasin ka natuke kahtlane tüüp, et juba 2 aastat istun koos, nagu üldse ei meeldi. Ema ütles ka, et ei meeldi. No ja võt, see ongi nagu see koht, et siis lihtsalt laseda nagu vabaks. Sa ei sõltu enam emast. Ja kusjuures minul on see probleem olnud. Ja kusjuures ma alateadlikult sain ka aru, siis kui ma numeroloogiasse tulin, täitsa pükkis ikka kuulan küll teda. Ja veel nagu kuulangi. Ja nagu siis ma mõtlesin, et Merike, see suur tüdruk, kuigi mõtlen, et ma nagu nii iseseisva. Ja saangi aru, et veel käitun ka ja ma ütleb, et tead, kui hea rohi see on, see võtab kaalust olla. Jälle ma jooksin apteeki nagu ostma nagu päriselt või. Ja siis veel tellin kuskilt Eestist ka, seepärast Soomes ei ole saada. No võt. Ja siis ma mõtlesingi selline, no nii, kõik, game over. Ja ainuke asi, mida ma tean, mis on väga oluline, ma ei tohi emaga riidu minna. Üks päev läksingi riidu, no sellest on mitu kuud ja siis mõtlen, sa ju tead, kui sa lähed emaga riidu, see kusjuures on teile kõigile, nüüd ma räägin kõigile, kui te emaga lähete riidu, siis on kohe, see hakkab teil kohe energeetiliselt suhet sööma vaikselt, siis teil hakkab endaga probleeme, te ei saa aru, kes te olete ja siis partneriga hakkavad justkui alateadlikult jälle probleemid tekkima. See on just sellepärast, et te pole iseendas rahu saanud. Ja siis teie, kellel te ema näiteks teil ei ole, siis lihtsalt tehke temaga rahu enda sees. Andestuskirjad, kõik muud asjad. Siin on jälle üleskutse teie coachid, terapeudid, vaimsed juhid. Teeme koostööd, aitame neid inimesi. Seepärast, et mina olen lihtsalt numeroloog, kes ütleb, mida tegema peab. Aga mina teiega nagu pikalt tegelema ei hakka. Ma ei hakka mingeid hingelisi asju tegema. Lihtsalt coachid hanke endast üles mulle, kuidagi kirjutage, leidke mind üles numbrite keel ja teeme koostööd. Mina väga hea meelega annan teile sellised inimesed, kes on öelnud, et Merike, kas sa tead, kelle juurde võiks pöörduda? Ja siis töötagi nendega edasi. See oleks muidugi juba next level nagu enesearengu kaldkriips teraapia vorm, et käid numeroloogi juurest läbi ja sul on paketi sees kohe järgnev coachi vestlus. Oleks mega lahe nagu. Päris kihvt. Ma pole nii kaugele mõelda, aga ma tean, et see läheb sinna tulevikus. Tuleme selle juurde, et meil on neid küsimusi nii palju, et oh my god. Aga tuleme selle juurde, et minu näide ja just see näide just sellepärast, et ma mainisin seda korra, aga ma ei maininud detailselt ega täpselt, aga nüüd ma mainin seda selles hetkes nüüd, et minu jaoks kõige suurem positiivne laks oli teada saada see, et minu siis oli see edukuse kood. Edukuse koodis on siis väga-väga suur potentsiaal olla väga rikas. Ja kui ma seda kuulsin, siis minul oli see koht, et fuck, ma teadsin. Yes. I knew it! Ja mis ta tegi, ma pean tunnistama, mis ta tegi mulle, see on siiamaani mul sees. Ja võimalik, et see on nagu jäädavalt, ma tõesti loodan, ma ütleks, et kohe pärast seda, või ainult sellest on, kindlasti see väga palju mõjutas, aga mul on viimase ajal väga hea olla. Ja see on nii veider. Aitäh mulle, aitäh. Plaksad. Tõsta tõesti ja sellest. Yes, mina. Et väga hea on olla endaga just sellepärast, et see kuidagi mõjus nii tugevalt mulle see kinnitus ja mina ise loomulikult siis ju alateadlikult võtsin selle vastu. Ma võtsin ka vaadata seda neutraalselt. Ja, sa ootasid. Ma võtsin ta vastu nii tugevalt, et täna ma olen nagu hoopis teistsuguses kuidagi nagu olekus, mul on väga hea olla, teistsuguses rütmis olen, ma leidsin ka töö nüüd lõpuks on. Kuidas sul läks? Kus kohas? Täna hommikul. Ühe auto sain endale veel juurde. Nii et õpin läheb paremaks, aga sain töö, eks ole, tööväliselt ma ei ole
oi kui pikalt tõusnud vara hommikuti ülesse. Ma olen praegu 4:30 või 5 üleval, sest ma tahan oma asju ära teha, mis on mul töövälised, sest ma ei saa muidu muul ajal teha. Ma tahan olla kohustustundik ja olla töö ajal kohal tööasjades, sest ma luban teine. Aga mul on muud asjad ka. Ja siis mul ongi tekkinud nüüd täiesti niimoodi üleöö, mida ma taas suudangi teha endale, aga nüüd pole pikkaga teinud. Tekib mingi uus rutiin. Laps tuleb õhtul koju, eks ole, ta käib väga palju naisega seal tema ettevõtluse juures kaasas või siis lastehoius ja siis mul on nagu tema aeg, pühendun talle. Väga nagu hästi striktilt on mingid uued aknad tekkinud, mida enne üldse ei olnud. Ja mul on jumala hea olla. Ja toimetan, eks ole. Ja see teadmine, et ma peaksin olema juba täna põhimõtteliselt või võiksin olla täna miljonär põhimõtteliselt või nagu rikas, kes iganes seda rikkus siis defineerib või nimetab või mõõdab, see andis tohutu nagu sellise eneseusu boost'i ja ambitsioonikuse mingisuguse uue nagu tahu, mida pole nagu ammu kogenud. Nii et see oli huvitav. Ja see on nagu kõige rohkem mõjutanud. Ja nüüd on see koht, et küsimus ongi, et aga see ikkagi jälle seisneb inimeses endas, kas ta resoneerub sellega ja kas ta võtab sellega vastu. Jah, nüüd on küsimus, et võib keegi öelda mulle, et aga no Kris oli siis vaja nagu minna nüüd Merikese juurde, oleks võinud just öelda endale, et ma olen miljonär. Aga vaata, et sellest ei piisanud 6 aastat või 7 aastat endale seda rääkida, et see tunne on nagu olemas, sest et väljapoolt ju ei ole näha nii-öelda veel seda, mida ma tegelikult kujutan ette. Aga nüüd mingi nagu selline eraldi kikk on nagu juurde tekkinud. Et see on minu kõige suurem takeaway sellest. Kes tuli kohe alguses vaata ka. Ma alustasin jah sellega. Just, ja ma olin kohe mingi, et et pole rohkem vaja rääkida, see oli väga hea. Jäta nüüd, ma lähen liigutan neid mul pole aega praegu, miljonid jooksevad. Et jaa, see mõttes nagu hästi huvitav kogemus. Ütlen siia midagi või? Sa võid öelda, kui seda, aga sa ei pea. Tahan öelda selles suhtes, et ma kogu aeg uurin seda numeroloogiat edasi ja põhjalikumalt, ehk siis edukuse kood ja tõesti. Kas ma võin rääkida natuke edukuse koodist? Räägime, ma panen selle enda numbri mingi hetk ekraanile, et siis oleks võib-olla relevantselt aru saada ka, kuidas numbrid nagu välja näevad ja mis need üldse tähendavad, et inimesel oleks midagi visuaalselt nagu tarbida. Ma Krisi numbreid nüüd väga hästi ei mäleta. Kas sa tead? 3, 8, 2, 4, 8. Kirjuta nii, et ma veitsa näen. 3, 8, 2, 4, 8. Näed, kui tubli ta õppis pähe selle. Väga hea. Siis mis on edukuse kood üleüldse? Ma olen tegelikult rääkinud sellest palju, kuid need on sinu sünnipäevast tulenevad kõige olulisemad numbrid. Lähme siis siia Krisi numbri juurde. Kas ma räägin sinu numbrist tahad või? No too näita, sa võid tuua ja mul ei ole probleemi, kui sa näita tood. Ja siis Kris saab seda näidata teile ka pärast. Ehk siis 3 tähendab seda, et ta on väga hea pereinimene. Aga temal võib olla see probleem, et ta võib minna äärmusesse kas liiga perre või liiga karjääri. Siin on vaja leida siis see tasakaal. Kuid tema nagu võimsus, selle number 3 võimsus on see, et ta peab tulema just tegelema laste ja naistega ja ta on väga hea blogipidaja. Ja mis ma Krisile kindlasti siis ütlesin ka, et nagu täiesti nabakümpi lihtsalt, nagu sa teedki juba seda. Lihtsalt aga siin tuleb nagu mingi nõks leida. Nii, lähme edasi siis number 8. Mul on YouTube'is siis nagu põhjalikum video ka, minge sinna kuulama. Kõik, ma ei pea kõik välja rääkima. Krisil on 2 8, natukene nagu maitset juurde andma. 2 8 8 on siis see, mille peale siis... issand, tema erutus, jah. Ja number 8 tegelikult ka, ma ütlen kõigile, et olge õnneliku, kui teil see on. Aga see ei tähenda, et teil ei ole see 8 seal, siis te ei pea õnnetud olema, sellepärast, et number 8 on ainult see nagu üks osa sellest, jah, et sul on nagu võimalus, aga väga paljud ei oska seda üldse kasutadagi, nii nagu Kris ütles ka, et nagu mega head numbrid, siis kui ta selle info sai, siis justkui nagu midagi hakkas muutuma, tegelikult on see number tal kogu aeg olnud, on ju. Ehk siis number 8 ta on hästi vastutustundlik, ta on hästi selline, kui ta midagi lubab, siis ta viib selle nagu lõpuni, 0-4, nii nagu Kris just ütleski, et tal tekkis nagu mingi teine energia. Ta võib teha samal ajal mitut asja. Temal kõige põhilisem, mida ta peaks tegema, on see, et tal peab olema oma ettevõtte, oma firma, sellepärast, et kui tema nüüd on näiteks teises kellegi aluvuses tööl, siis see, kelle aluvuses ta tööl on, siis see inimene tavaliselt rikastub. Pange tähele. Ehk siis, kui sul on töötaja, kelle sünnipäev on eriti veel puhas 8 või siis 17, nemad on ka sellised hästi nagu minejad. Seepärast, et 7, mäletad, mis number oli, eksami küsimus, kvanthüppe. Ehk siis juba, kui tal on 1 ja 7, ükskõik kellel on need nagu numbrid olemas sünnipäevas, siis teil on nagu need nagu täiega minek. Et siis on kasulikum olla oma ettevõtte omanik. Mis on 8 miinuseks on see, et sa võid olla ülikontrolliv, juuksekarva nagu 8 sikutada või miljoniks. Ja siis on see ka, et kui sa elukaaslast ei usalda või siis oma töökaaslasi üldse ei usalda. Ehk siis siin ongi nagu hea olla
plussi poole peal, ehk siis usaldad kõiki, mitte kõiki, sinisünniselt ka pole vaja usaldada, mina ka ei usalda kõiki inimesi. Et meeskonnatöö, jagad ülesanded ära, usaldad inimesi, kui sa oled andnud ülesande ja siis nii ongi lihtsalt. Ja ära kogu aeg tuhni ja uuri. Pole vaja kaameraid ülesse panna ja vaadata, kas ta tegi selle töö ära, on ju. Lase universumil see ära teha. Nii, ehk siis number 8 on suur potentsiaal, siis kui ta võtab need ohjed enda kätte, hakkab toimetama, loob mingi väikse meeskonna ja on ise nagu edasivedaja. Raha tuleb nagu muta täitsa lõpp. Number 2, Krisi puhul see on 3. number, on see, et ta peab olema laval. Ja tema peab aitama number 2 puhul rohkem nagu niinimetatud naisi. Ja siis ma ütlesin ka minu meelest, kui ma ei eksi, kas Krisile selle, et ta peaks justkui nagu oma podcasti ka haarama rohkem naisi. Ja tegelikult vahet pole, kas sul on see mees seal podcastis näiteks, kellega sa räägid, siis tema taga on ju ka naine. Ja mina olen nüüd paljudele öelnudki niimoodi, teate, kui teil on näiteks ka lastele mingi pühendatud asi, näiteks mingi teema, siis iga lapse taga on ema ja isa. Ja kui ma olen teile öelnud, et te peate tegelema justkui naiste ja lastega, no see on kõik nagu sünkroonis. Et tegelikult oleme me kõik hoitud. Ja siis number 2 on see, et ta lihtsalt peab olema aktiivselt tegus ja tegema oma asja. Ja mis number 2 on nagu väga müstiline, kui me räägime esoteerilistest numbritest, siis number 2 on nagu inimene universumist, ehk siis kellel on universumi raamatukogu täiesti siin olemas. Nendel on selline asi, nagu ma ütlen, tundlad on püsti, ehk siis või siis 3. silm, mida iganes, kui nemad, no ma räägin siin, temal on küll 3. number, eks ju. Kosmose antenn on püsti. 3. antenn on püsti, mitte siis seal... Kosmose ma räägin. Ma tahtsin nüüd ütelda, mitte seal, aga siis kosmose antenn on püsti. Kosmose antenn on püsti, aitäh. Nii, aga kui see sünnipäev on ka, siis 2., 20., 11., 29., siis sul ka näiteks on olemas see esoteeriline selgelt mõistmine, tajumine, kui sa oled kuskil seltskonnas, siis sa tajud neid inimesi kuidagi teistmoodi, inimene ei pea isegi rääkima sulle midagi. Aga siin on muidugi üks aga, number 2 on ju see jube staaritsemine, ta tahab, et kõik ainult teda imetleksid. Et noh, miinused ja plussid, aga tema peaks olema laval. Ja arvatavasti Krisi puhul ma ütlesin ka, et podcastid on täiesti rusikas silmaauku, anna minna. Aga andku suuremalt? Andku suuremalt, lihtsalt siin peabki kvanthüppet tegema Amerikesega, seepärast, et kas siin midagi üle ei ja lihtsalt nutad ja teed. Ja number 4 on see, et täielik tööloo. Et number 4 on üldse mega, mina ütleksin niimoodi, et kui teil on töökaaslasi, kes on sündinud 13., 4. päeval, 31. või tahtsin ütelda 40. päeval, sellist vist ei ole, aga nad on väga kohusetundlikud nagu 8. Siin on vaja ainult tähele panna, et number 4, nii nagu Krisilgi, nad hakkavad kodus, võtavad hästi palju ülesandeid enda kanda, mitte ainult kodus, siis töö, kui ta on nagu ettevõttes ja kollektiivis, siis ta võtab hästi palju enda kanda ja siis nagu töökaaslased lihtsalt nagu liuglevad tema seljas, et noh, näiteks Krisi puhul ka, et kui ta oleks näiteks hommiku 7-8 tööl on ju Prismas kuskil kassas, siis lihtsalt keegi ütleb, et ma pean kähku ära minema, ma pean kuskile kohtungile minema, siis Kris ütleb, ei ole midagi, ma võtan ära, oota, millal sul voor lõppes hommiku, ei ole hullu, ma võtan tupla, nagu noh, saad aru, võtta number 4 on selline.